olen siin pikalt mõelnud ja ma ei ole olen vaadanud kõiki neid erinevaid inimesi ja olen mõelnud, et mitte keegi, et kõik teevad igast intervjuusid ja asju ja minuga ei taha keegi intervjuud teha. Mina kui teev inimene, keegi ei tee intervjuusid. Seega olen siis mõelnud, et teen ise endaga intervjuu. Ja vaatame siis, mis välja tuleb. Küsin siis enda käest mõned küsimused ja vaatame siis, kuidas siis ma vastan. Ja esimene küsimus oleks, et räägi mulle, et kus sa sündisid? No nii, et küsimused on vastuste aeg ja kus mina sündisin? No mina sündisin Tõstamaal põhimõtteliselt, ja enamus oma noorusaja elasin seal. Teine küsimus oleks sulle, et kui nüüd teades, et sa nüüd siis Tõstamaal sündisid ja küsin su käest, et sellise küsimuse, et kas sa oled terve elu Tõstamaal elanud või siis on juhtunud siis ka, kus kohas sa nüüd kus sa siis praegu pesitsid ja kus sa siis elanud oled eelnevalt? No jah, kus ma elanud olen väga paljudes kohtades. No ütleme niimoodi, et ma põhimõtteliselt jah, olen sündinud siis Tõstamaal või Pärnu haiglas siiski, mitte Tõstamaal, aga Tõstamaal siis möödus minu lapsepõlv. Kohati vahepeal mõned aastad elasin Tõhelas ja siis enne Tõhelat mingi aega ma elasin isegi Koerus. Ja Koerus nime kohaga Vao, siinkohal tervitusi kõikidele kasvatajatele. Siis ütleme Tõstamaal ja sealt Tõstamaalt ma läksin Pärnusse elama, kus ma elasin ka mingi jagu aega. Siis Pärnust käisin Tiirus Soomes, uuesti Pärnusse tagasi ja siis Pärnust Inglismaale ja Inglismaalt siis Rakverre. Et sellised keerdkäigud on olnud minu elus. Ja kui nüüd sa nii detailsesse laskusid, et jõudsid siis otsapidi Rakveresse aga et ma nüüd küsiks, et kui sa oled nii pikalt, siis ma saan aru, et sa elad pikalt juba Rakveres. Et kas on olnud olukordi või mitte olukordi, aga ma ütleks, et mis on sinu 3 kõige tähtsamat sündmust elus. Sa ei pea neid järjestama, aga mis on need 3 kõige tähtsamat sündmust
et mis on sind nagu südame põhjani nagu siis liigutanud? Jaa, no see on üks väga raske küsimus, sellepärast et ma olen jah mõelnud nendele sündmustele, mis minu elus on väga palju nagu emotsionaalselt nagu siis mõjutanud. Võib-olla, aga ma panen need 3 sündmust, ma jätaks kõik ühele pulgale. Sellepärast, et kuna ma ei saa, minu jaoks on kõik sündmused väga tähtsad ja ei ole olemas järjekorda nende jaoks, sest et minu jaoks on kõik äärmiselt tähtsad aga kronoloogilises järjekorras võiks ma küll nagu öelda, et kõige esimene sündmus minu elus oli siis minu tütre sünd. Siis järgmisena siis minu abielu minu kalli naisega ja siis sealt siis põhimõtteliselt minu vanaema ja minu ema surm. Et need on põhimõtteliselt nagu siis nagu 4 sündmust, aga ütleme see surma ma paneks ühe sündmuse alla. Ja need on siis need sündmused, mis mind on nagu siis emotsionaalselt siis mõjutanud. Kas siis nüüd positiivses või negatiivses võtmes, et selles mõttes nii on. Aga see on täpselt see, et positiivsust on 2 ja negatiivsust on 2, nii et pluss ja miinus annavad ikkagi plussi või kuidas see matemaatiliselt oli. Vaat seda viisi. Mis sa siis nüüd järgmiseks nagu siis kavatsed küsida? No nii, sellega me saime nüüd ühele poole, ütleme need 3 siis küsimust me oleme seljatanud ja see on juba väga hea. Katsume 5 küsimust nagu siis hakkama saada selle 5 küsimusega. 4. küsimus oleks, et ei teagi kohe nagu kust küsida. Ütleme need 3 sündmust ikka jah, need on kohe. Ei saa nagu mitte. Jah, nii on, aga sa käisid koolis, et kus koolis sa nagu käisid, et selles mõttes, et ja mis oli nagu siis sinu jaoks nagu siis kõige lahedam elukogemus sinu jaoks? Ja et mis sa nagu siis seal ütleme, mis sa koolidest siis korda saatsid, et et ei pea nagu siis võid nimetada ja ühtlasi ka siis, et iga kooli jaoks siis mingi mälestus. Jah, täiesti õige, et mis mälestusi siis iga kool nagu siis sulle nagu siis kaasa tõi. Et mis koolides olen käinud?
kõigepealt siis käisin mina Tõhelas koolis. Ja võib-olla seal nagu siis esimene seik, mis mulle nagu meelde jäi, oli siis jällegi õpetajatega kaklemine ja kividega aknasse loopimine ja no seal ma olin puhta metslane, et seal ei ole nagu mingitki siukest johha ei tii, ma ütlen, noh, mis kahak seal oli, noh. Kui ma nüüd läksin 3. klassi või 4. klassi. 4. klassi läksin Tõstamaale. Ja seal minu sündmused oli nii jõhkrad, et siinkohal ma ütlen, et tagantjärgi meenutada oli see siis niimoodi, et tervitusi siit Laurile ja ära pikka pea. Et me ikkagi Lauriga madistasime päris jõhkralt. Selles mõttes, et meie siis omavahel, et üks noris ja siis teine siis jooksis, kui kätte sai, siis menetles, viisakalt öeldes menetles. Ja see menetlemine, no ütleme tagantjärgi siis ütleks niimoodi, et see oli ju mingil määral oli koolikiusamine. Mitte minu poolt, no või noh, mitte minu poolt, aga ütleme niimoodi, et noh, lõpptulemus oli see, et üks noris ja siis teine sai. Aga et see aeg oli minu jaoks väga raske, aga ma sain sellest, noh, ütleme siiamaani mingil määral on jätnud mingi jälje. Ja noh, see oli siis nagu Tõstamaal. Et seal olid mu esimesed armumised ja esimesed suitsetamised, esimesed napsutamised ja kõik siuksed asjad, et selline oli omal ajal oli elu Tõstamaa koolis. Nii ja siis, noh, siis ma läksin Vigalasse. No Vigala on minu jaoks olnud kõikidest koolidest kõige positiivsem kool. Selles mõttes, et see 3 aastat, mis ma seal käisin, see oli emotsionaalselt äärmiselt tore ja lahe kool. Me tegime seal näidendit Kardemonina rahvasröövel ja Oklahoma ja siis me tegime seal seapraadi sassiga ja Kiis ja Lilian olid ka seal pundis, et kõiki tervitusi minu poolt, kui te seda kogu klopsitud videot ükskord näete kuskil Facebooki avarustes või YouTube'i avarustes nägema või kus iganes avarustes, et kuskil te kindlasti näete seda, ma arvan, aga noh, mine tea, keegi võib-olla montaaž või kuidas see montaaži, see on teine sõna, monteerib selle võib-olla juppideks, et siis saab ju midagi välja võeta. Aga see on jah, ma arvan, et Vigala nagu on emotsionaalselt üks kõige parimaid. Aga ma ütleks, et ja siis peale seda ma olen siis käinud koolis, ma olen käinud vanglaametnikuks õppimas. See oli ka tore aeg iseenesest, päris häid võtteid ja asju on sealt saanud õppida
ja siis noh, seal oli üldse, no mis ma oskan öelda, no võib-olla ma ütleks, et kõige vanglaametnikuks, vot seal ma ütlen, kõige parem aeg, mis seal oli, kui me õppisime paraadiks, Eesti Vabariigi aastapäeva paraadiks. Ja me tegime seal rivitrilli, käisime Paikuse koolis õppimas rivitrilli. Ja ma ütlen ausalt, ma leidsin sealt häid tuttavaid ja see on üks parimaid aegu, mis oli. Et see oli küll äärmiselt kurnav ja väsitav, aga see oli äärmiselt lahe aeg oli see. Selles mõttes, vot. Ja noh, siis mis ma siis veel, no programmeerimist olen õppinud, selle ma kahjuks jätsin pooleli seoses pedagoogi ebakompetentsuse pärast, siis raamatupidajaks läksin. Selle ma jätsin ka pooleli, sest et jällegi mulle miskit ei sobinud hästi. Ja siis ma õppisin siin, see oli vist hakkas äkki jaanuaris või? Ja lõppes ära vist mingi aprillikuus oli veebilehe koolitus, see oli ka tore, see mulle ka meeldis. Nii, vot. Mis siis edasi? Ja 5. küsimus ei olegi nagu praegugi sellist, aga küsikski nagu selle elementaarse küsimuse, võib-olla tegelikult me küsime rohkem kui 5. Mis on sinu hobideks, et igal inimesel on mingid hobid ja kui sul on nagu mingid hobid, et mis su hobideks on, et jah, mis on sinu hobideks, oleks minu 5. küsimus sinu jaoks. Mis on minu huvid? No minu huvideks on mängimine, filmide vaatamine, muusika kuulamine, trennis käimine, kui nii palju, kui ma viitsin, tahan, oskan, saan, kõik siuksed asjad, et hästi palju kuulan oma tervist ja iseennast, et nii on. Ja 6. küsimus oleks, et mis on sinu unistus või unistused, mida sa tahaksid oma elus korda saata või kus sa nagu osaleda tahaksid või et midagi sellist. Mis ma elult ootan, soovin teha? No põhimõtteliselt ma sooviksin oma ma sooviksin osaleda mingisuguses näidendis, mis on professionaalsel tasandil. Et ma sooviksin nagu osaleda kuskil seal. Et nagu mitte kuskil kõrval osatäitja,
et ma sooviks selles osaleda, siis võib-olla äkki mingisuguses filmis. Olgugi, et ma võta või jätas olin seal ja siis Siberi Võmmis olen olnud 2 korda. Aga ma arvan, et ja noh, ütleme, ei saa salata, et saade Kui vana sa oled on minu jaoks kõige naljakam aeg. ja nii on ju. ja ma arvan et ma soovin olla nagu parem mees veel oma naisele. ja nii ongi, et mul rohkem nagu oma elult, noh, äkki saame veel tütrega ükskord kokku ja läheb asi vähe paremuse poole. Et ma arvan, et need on, isaga tahaks nagu ka nagu koos olla ja isa perega, et need oleksid nagu siuksed asjad, mida mina sooviksin võib-olla oma elus nagu siis rohkem, et rohkem ja et noh, ma arvan nagu rohkem ei oskagi miskit öelda, et need on nagu siuksed need asjad. Et aitäh, et küsisid neid küsimusi ja äkki siis kunagi on lootust. Kõike paremat teile ja tundke elust mõnu, päikest. Peace. Vaat ja ma tänan nende küsimuste eest või vastuste eest, tähendab ise vastan, ise küsin, aga ja ma tänan nende vastuste eest tõesti, et see oli väga sisutihe intervjuu sinuga ja ma tänan nende eest, et aitäh selle aususe eest.